Nii, alustuseks, kes mind on jälginud siin Instagramis, on võib-olla tähele pannud, et aeg-ajalt on mul ees olnud nägemisprillid. Kes mind aga päriselus teab, see teab, et tegelikult on need prillid mul ees olnud circa 80% ajast kindlasti, vähemalt siis viimastel aastatel. Ja eelmise aasta lõpus ma otsustasingi, et lõpuks on aeg investeerida enda heaolusse, kindlasti ka enesekindlusesse ja üleüldisesse elu mugavusse. Ja ma otsustasingi läbi teha silmade laseroperatsiooni. Ja enne protseduuri, kui ma guugeldasin erinevaid variante ja võimalusi, siis ma ei leidnudki tegelikult sellist nagu põhjalikku ülevaadet või nagu tagasisidet või et keegi oleks rääkinud nagu täpsemalt, et kuidas see kõik ikkagi välja näeb. Ja nii ma mõtlesingi, et ma filmin selle video ja räägin natukene lähemalt enda teekonnast. Ja antud video on sündinud ka koostöös KSA silmakeskusega, kelle juures ma selle silma laseroperatsiooni tegin ja kellega meil väike koostöö selle raames oli, nii et suur aitäh KSA-le. Aga miks mina üldse valisin tegelikult KSA silmakeskuse, on see, et minu jaoks oli oluline, et kui ma selle investeeringu juba teen, siis ma tahaks, et see kestaks elu lõpuni ja oleks nagu võimalikult suure šansiga, et ei tule mingeid komplikatsioone. Ja nii ma jõudsin nende flow operatsiooni või protseduuri kirjelduseni ja ma sain teada, et see flow on lõikevaba meetodil. Ehk et need vanemad tehnoloogiad, mis kasutavad seda lasik meetodit, on lõikega, et see laser teeb väikse mikrolõike, aga flow protseduuri raames see laser lihvib, mitte ei tee lõiget. Ja see peaks tagama selle, et see protseduur on võimalikult ohutu ja võimalikult pikaaegne. Kõigepealt enne protseduuri tuleb tegelikult üldsegi kontrollis käia, kindlaks teha, et kas silmadele sobib see protseduur, et kõikidele seda tegelikult teha ei saagi. Minul oli silmadel -1,57, midagi sellist, et mitte küll väga suur miinus, aga piisavalt, et ikkagi mu elu häirida nii-öelda. Ja mina käisin kontrollis eelmisel augustil, kui ma veel üldse ei teadnud, kas ma seda protseduuri ikkagi ära teen või millal ma selle ikkagi teen, aga ma lihtsalt tahtsin teada, et kas mulle üldse saab teha. Käisin kontrollis ära ja sain positiivse vastuse, ehk et minu silmadele sai just teha. Kuni selle hetkeni ma tegelikult ikka veel ei olnud kindel, et millal see protseduur teha, et ma mõtlesin, et küll ma kunagi teen. Kuni aasta lõpupoole ma mõtlesin, et aga miks ma edasi lükkan. Et ma ju tahan tegelikult praegu sellises vanuses, mis ma olen, olla enda parim mina ja ma tahan praegu võimalikult hästi näha. Protseduuri päev ise oli väga kiire. Ma läksin sinna, kõige suurem aeg protsentuaalselt kulus opieelsele ootusele, aga samas KSA-s on nii mugav oodata, nad pakuvad seal tasuta kohvi, seal on smuutid, mahlad, hästi selline nagu kodune või kuidagi soe ja hubane õhkkond. Nad annavad ka kaasa tasuta päikeseprillid, et pärast oppi oleks silmad kaitstud, ehk ma sain neid päikeseprille seal endale välja valida, kuni oligi aeg selleks protseduuriks. Kiirelt tehti ka veel selline lisakontroll, et vaadata, kas kõik on ikka silmadega korras ja läksin sinna protseduuriruumi. Mulle pandi ka selline nagu, ma ei tea, operatsioonikittel selga, tekkis selline nagu närve tuli isegi natukene sisse, lamasin sinna, läksin selle masina alla ja ma ütleks, et see kogu etapp seal protseduuriruumis kestis maksimum 10 minutit äkki. Kõigepealt nad alustasid sellega, et nad hakkasid mu silmamuna puhastama, panid ka põletikuvastaseid tilkasid, valuvaigistavaid tilkasid, panid ka selle klambriga silmalau kinni. Ma ütlen ausalt, et see
faas sellest protseduurist oligi kõige ebameeldivam, sellepärast et see tunne, kui sa ei saa silma pilgutada ja keegi midagi su silmamuna peal nagu toimetab, see oli nagu ebamugav, aga mitte valus. Ta oli lihtsalt hästi harjumatu, sest et kehale on nagu automaatne reaktsioon see, et tahaks ju ära tõmmata ennast. Lisaks siis, mis minu enda hirm oli see, et kui see laser tööle hakkab, ma kartsin, et mis siis saab, kui ma hakkan nagu vähkrama või kuidagi ära tõmbama. Tegelikkuses aga, kui lõpuks see laser siis töötas, see oli äkki 10 sekundit kogu selle laseri töötamise aeg, pidi siis sinna otse laseri täpikesse vaatama ja selles faasis ma ei tundnud ei ebamugavust, ei valu, mitte midagi ja mul ei tekkinud ka kordagi seda tunnet, et ma tahaks nagu ära tõmmata ennast siis selle laseri alt. Et ainus mis oligi siis selline nagu ebameeldivam tunne oli see ettevalmistav protsess, et kus siis seda silmamuna nagu puhastati. Kui see laser oma töö ära tegi, siis pandi silma ka kaitseläätsed ja oligi valmis, võisin koju minna. Ja KSA-s veel, kusjuures on ka selle tasu sees Tallinna piires takso koju, kuna see kaitselääts ja need silmatilgad siis tekitavad alguses lähedale vaatamises nagu udusust. Ehk siis mul oli pilk oli nagu päris udune, et ise nagu koju sõita ei saa või ei tohiks. Ehk siis nad kutsusid mulle takso, läksin koju. See oli veel nii armas, et mul elukaaslane ootas kodus, ta oli mulle ostnud valmis mingid snäkke, minu lemmikuid, mingid krõpsu ja asju. Et ta arvas, et ma tulen koju ja olen ala valudes, tahan voodis kägaras pimedas olla, et on siuke ebamugav ja tahaks nagu lohutuseks snäkkida. Aga tegelikult ma jõudsin koju ja ainus, mis oligi lihtsalt see, et mu nagu nägemine lähedale oli udune ja muidu oli mul täiesti nagu hea olla. Ja sealt edasi algaski siis nii-öelda taastumine. Kõik tagasiside, mis mina olin ise teistelt kuulnud, oli küllaltki erinev. Oli inimesi, kes rääkisid, et neil oligi hästi mugav ja nad saidki olla ainult pimedas toas, et muidu oli lihtsalt silmadel väga-väga hell olla. Oli ka siukseid vastuseid, et ei olnud neil väga midagi. Nii et mina siis arvestasin igaks juhuks sellega, et jah, mul on ikkagi väga ebamugav olla järgmised päevad. Tegelikkuses aga mul ei olnud. Ma ei tea, kas ma olengi siis nagu see üks õnnelikest, et mul oli väga hea taastumine. Ma sain täiesti vabalt isegi õues jalutamas käia, mul ei olnud liigset valgustundlikkust, sain kodus toimetusi teha ja nagu ma juba ütlesin, siis ainus, mis oligi see, et lähedale nägemine oli väga udune ja see oli küllaltki mitte ebamugav, aga tüütu, ma ütleks. Ja lisaks siis ei tohi ka protseduuri järgselt kasutada ekraane, mis on ilmselt ka loogiline, et silmad ikkagi peaksid puhkama. Kahjuks ei saanud ka väga lugeda, kuna lihtsalt ei näinud lähedale hästi. Siis, mis mulle veel räägiti varasemalt, on see, et 3. päev peaks olema taastumisest kõige hullem. Et ta nagu alguses läheb järk-järgult natukene halvemaks, kuni ta hakkab siis vaikselt paremaks minema ja nüüd see 3. päev, teine õhtu vastu 3. oli täpselt aastavahetus, aga me isegi saime sõprade juurde minna, et mul oli ikkagi enesetunne piisavalt hea selle jaoks. Nüüd sellel õhtul korra mul oli siis selline tunne nagu see kaitselääts, mis mul silmas oli, et see oleks nagu niimoodi rulli läinud või kuidagi kummaline seletada, aga ta hakkas nagu hästi kriipima niimoodi, et silmi oli lahti valus hoida ja kinni oli valus hoida. Aga ma panin ruttu neid tilkasid siis silma ja tegelikult see läks mingi 5 minutiga juba üle. Ja rohkem mul väga palju sellist ebamugavust siis ei olnudki üldse silmas. 6. päeval ma käisin siis kaitseläätsesid eemaldamas, lisaks nad vaatasid, et kas taastumisega on kõik nagu hästi ja pärast seda siis hakkabki vaikselt ka see udusus nagu taastuma. Minul endal veel kuskil 10. päeva kanti tuli see udusus nagu tugevamalt tagasi, mis mul tekitas veel isegi selliseid küsimärke korraks, et ma isegi helistasin KSA-sse, et nad on alati nagu hästi avatud sellele, et nad abistavad, saab nüüd kogu aeg nagu nõu küsida.
kui on mingi mure. Aga helistasin ja küsisin, kas see on okei, et läheb nagu veel hullemaks ja väidetavalt oli okei. Ja pärast seda 10. päeva siis tegelikult ma tundsin, et see udusus hakkabki ka vaikselt ära minema. Kaugele ma siis juba tegelikult nägin, ma ütleks, et sihuke 3., 4. päeval oli juba jah, kaugele nägemine täitsa nagu hea. Ja viimatine kontroll, kus ma käisin, oli siis, mis on kuu aja möödudes pärast protseduuri. Seal siis kontrolliti mul silma nägemist praegu, mis oli mõlemast silmast eraldi 100% ja mõlemast korraga 120%. Nii et nüüd ma siin siis olen oma 120%-lise nägemisega. Ma tõesti näen hästi ja just nagu sellised nagu pisiasjad, mida võib-olla inimene, kes näebki muidu nagu hästi, võib-olla ei mõtlegi sellistele asjadele, aga autosõit muidugi ilma prillideta või siis saan sõbrannadega kuskil restoranis kokku, see, et ma ei pea muretsema, et kas ma näen, kus nad istuvad, kui ma sisse astun. Või siis kas või poes käimine, eriti nüüd, kui on müts peas, mask ees, mul on veel kõrvaklapid täpselt kõrvas, veel prillid käes, et nüüd kõrva taga neid asju oli nagu nii palju lihtsalt. Ja muidugi see, et ma näen ka nagu mingeid tooteid riiulis on ju selgelt, ma ei tea, trennis käimine, muidu ma ei näinud ennast ilma prillideta peeglist korralikult või ka treener oli nagu peeglist udune ja tihtipeale tekitas mul trennis nagu siukest nagu pearinglust isegi, sest nagu ebamugav oli. Et jah, sellised nagu väiksed asjad on, mis on nii nagu toredad ilma prillideta ja ma ausalt öeldes isegi ei mäleta enam seda tunnet, mis on, kui tuleb nagu meeles hoida, et prillid kaasa võtta, et jah, ma olen väga rahul, et ma selle protseduuri tegin ja ma olen kindlasti ka väga rahul, et ma just KSA-s selle tegin, et kogu selle nagu teekonna vältel on tõesti nende personal, igaüks, kellega ma kokku olen puutunud, äärmiselt meeldiv. Ja lisaks on väga mugav, et kõik asjad on siis neil hinna sees, ehk siis kõik need kontrollid, silmatilgad, C-vitamiini nad andsid, need päikseprillid, et hästi selline nagu meeldiv tunne on sees nendest siis. Ja ma loodan, et saite sellise hea ülevaate ja kellel tekib veel küsimusi, siis võite julgelt mulle kirjutada ja ma vastan hea meelega ja aitäh kuulamast ja tšau!